dokumendikaamera Averi. Selleks, et seda kasutada, tuleb esmalt arvutisse installida siis Averi tarkvara ning selleks minna nende kodulehele. Lõppu panna seda otsingusse siis Aver praeguse mudeli puhul siis U70 software ning satudki sellele kodulehele. Seejärel valid siit alt oma arvutist lähtuvalt sobiva programmi, vaatad lille ning teed kõik järgnevad installeerimiseks vajalikud etapid. Kui installeerimine on läbi, siis tekib teie desktopile selline ikoon. Eeldusel, et sa oled eelnevalt märkinud, et sa soovid desktopile programmi ikooni. Soovitan tutvuda erinevate YouTube'is olevate õpetusvideodega. Kindlasti leiate midagi uut ja huvitavat, mida mina veel ei rääkinud või mida ma ei pruugi seekord rääkida. Dokumendikaamera kasutamiseks siis enne kui avad programmi, veendub, et sinu kaameral on siin USB juhendlust ühendatud ning ühenda teine ots oma arvutiga. Seejärel ava programm. Alguses võib ette isegi teksti ette leia ülesse. Nii, ja siis ongi sul dokumendikaamera programm. Dokumendikaamera on siis see pööramise nupp üleval, valgustuse nupp, paneb siis valguse tööle ja kustu. Saad teha fotot, kui vaatad siia, et siis tekib arvutisse foto. Teiselt poolt on siis see välja zoomimise nupp. Ja saad liigutada seda vastavalt vajadusele soovida. Ja pärast pole siia ümber keerata ning selle kaamera osa siia ilusse võtta. Et siis on hea siit ilusti kinni võtta. Programmis on siis erinevad võimalused veel. Et sa saad valida, et ekraan, mingi osa väike täpikene ekraanist näitab seda, mida tahad näidata. Ja siis võtad selle ära. Teine etapp on seotud siis fotodega. See arvuti on võimalik intervalliga panna siis fotosid tegema. Märkida ära mingit kindel ala, mis siis fotole jääb. Kvaliteedi osas on võimalik teha videojäädvustust sellest, mis sa siis teed. Siit saab panna video tööle, sest ta näitab seal üleval, et ta salvestab. Panna pausi peale, heli keelata või lubada. Seisma saab siis siit ka ette. Ja paneme sellegi. Lisaks on võimalik sul, et kui sa näitad parajasti midagi dokumendikaamera vaates, saad joonistada. Kasutada neid erinevaid võimalusi. Praegu küll need kõik ühte värvi. Võimalik on siis kirjutada. Teha erinevaid kujundeid. Kustutada. Puhastada kõik, mis oled lisanud. Ja samuti sammud tagasi võtta. Või siis uuesti teha. Siin siis on võimalik
panna pausi peale video, kui sa praegu salvestama peaksid videole. Autofookus setida. Need muudatused teha, zoomida sisse, zoomida välja, zoom algsätlet taastada, pöörata pilti ühest suunast teises suunas ja veel kord siis pilti seadistada. Pildi seadistamise all siis saab ka veel määrata, kas seda jätatakse jooksmismood, mingid värvidega seotud, kindel pilt mingit kindla nurga alt, zoomida, kvaliteet, valge tasakaal, kontrastid ja ka heledust ja tumedust. Päris palju mõjutab. Suvel lendab palju kärbseid. Nii. Head katsetamist. Lisaks on siin võimalus side by side ehk siis ühes vaates näitab seda, mida sa näitad ja teisel pool siis sinu kaamera vaadet. Hetkel on kaamera ees üks väikene niidirull. Lisaks on valikus ka whiteboard. Saab panna valge tahvli ja siis selle peale joonistada, kirjutada nagu tavalise valge tahvli peal. Vajutades Visualizer saab tagasi tavavaatele. Dokumendikaamerat on hea kasutada ainetundides erinevate asjade näitamiseks siis õpilastele, eriti selliste käelise tegevustega või tekstiliste asjade või numbriliste asjade näitamiseks, milleks siis alati ei ole mõistlik õpilasi enda juurde kutsuda või mida ei ole võimalik siis niisama nagu suuremale publikule näidata. Näiteks käsitöö valdkonnas tikkimine, kudumine, heegeldamine, nende valdkondade näitamine on siis päris mõnus. Samuti ka näiteks eesti keeles etteütluse tekstide näitamine pärast etteütlust, et lapsed saaksid kontrollida õige kirja, kui sul just parajasti ei ole see pandud digitaalsesse vormi. Lisaks ühiselt ühe teksti lugemine, kui ei ole just välja printitud. Muid võimalusi.